Ühes toredas väikeses riigis, üldsegi mitte kaugel maal, vaid hoopis Euroopa idapiiril, said 2022. aasta sügisel kokku 15 tegelast. Kohale tulid nad nii lähedalt kui kaugelt, ka üle mererahvast sai meie hulka. Kokku tulid nad Tallinna ehituskooli, et kursuse juhendaja Heli Allika käe all õppida restauraator viimistlejaks. Õppisid ja nüüd kutsuvad nad vaatajaid teekonnale Eestisse. Rännak on meie nägu ja tegu. Öeldakse ju küll, et kõik teed algavad Roomast, aga meie alustame hoopiski Tallinnast, mere äärest. Laura-Liis Ette kutsub meid suursugusesse Tallinna linnahalli. Muinsuskaitseobjektiks olev Tallinna linnahall valmis Moskva suveolümpiamängudeks. Hoone rajamisel oli eesmärgiks säilitada merelt avanev vaade vanalinna siluetile. Keskuse mereäärne asukoht, ligidus sadamale, üle 4000 kohaline vaatesaal, jäähall ja kohvikud muutsid hoone linnarahva seas nii kultuuriliselt kui linnaruumiliselt tähtsaks. Linnahalli plaaniskeem on ratsionaalne ja selge ning hoone arhitektoonika lihtne ja suursugune. Plaanilise lahenduse inspireerijaks ja mõjutajaks oli sadamaraudtee, mille ületamiseks oli vaja teha jalakäijate estakaad. See andis hoonele venitatud teljelisuse ja trepid jalakäija viimiseks kõrgemale sisenemistasandile. Kõrgemal tasandil asuvad vaateplatvormid ja üle katuse viivad käiguteed, kust saab pilguga haarata mere panoraami või vanalinna siluetti. Monumentaalset ja jõulist arhitektuuri pehmendab hästi proportsioneeritud astmeline vertikaalliigendus ja murunõlvad hoone külgedel. Linnahalli arhitektiks on legendaarne Raine Karp koos Riina Altmäega, sisearhitektid Ülo Sirp ja Mariann Hakk. Laura-Liis Ette. See on ainulaadne hoone Eestis, mis on mulle isiklikult eriti südamelähedane, kuna suure osa lapsepõlvest veetsin just seal ringi tuiates. Linnahall oli tollal koduks suursugustele muusikalidele, mille tootmise juures mu ema töötas. Hilisemas elus olen sattunud sinna töökäigus ning olen pidanud tõdema, et aeg võib tõesti seisma jääda. Robiniga läheme mängima Miiamilla lastemuuseumisse. Lahtise sammasgaleriiga ühekorruseline uusklassitsistlik puithoone ehitati 30. aastatel Alar Kotli ja Villem Seidra projekti järgi lastepargi basseinide peapaviljoniks. Hoone sisaldas lisaks riietus- ja pesemisruumidele ka ametikortereid, avarad puhvetid, mida kasutati ka kinosaalina. Hoone keskosas asub madalal tambuuril kuppel, mille all oli algselt vaateplatvorm, kust sai jälgida välibasseinides toimuvat. Hoone välisilmed kujundavad ohtrad klassitsistlikud dekoori elemendid. Seinapinda elavdab kalasabamustriline laudis. Interiöris on samuti säilinud hulk algseid detaile, tahveluksed, lagesed ja seinu kattev profileeritud laudis ja muu. Väärtuslik on ka krunti ümbritsev metallpiire. Nõukogude ajal kasutas sealseid ruume spordikool ja raamatukogu. Aja jooksul lastepargi rajatised amortiseerusid. Kõrvalhooned, basseinid ja tribüünid lammutati. Õnneks võeti miljöö ja arhitektuuriväärtusega hoone siiski muinsuskaitse alla. 2007. aastal alustati hoone renoveerimist ja avati Tallinna Linnamuuseumi uus filiaal, tänane lastemuuseum Miiamilla. Hetkel on Miiamilla muuseum taaskord renoveerimisel ja avatakse peagi uue püsiekspositsiooniga. Robin. 2009. aastal riputati Miiamilla muuseumi seinale minu joonistatud pilt. See on olnud siiani seal. Kui joonistamisest juba juttu tuli, siis on aeg minna Kristeliga Tallinna kunstikooli. Jakob Westholmi poeglaste erahumanitaargümnaasiumi hoone on ehitatud 1913. aastal ehitusinsener Karl Jürgensoni projekti järgi. Koolihoone ehitati Jakob Westholmi tellimusel tema asutatud erakooli jaoks. Teise maailmasõja järgselt paiknes hoones Tallinna 4. keskkool, seejärel Tallinna 9. keskkool ning alates 70. keskpaigast asus sellesse hoonesse Tallinna laste kunstikool, mis tegutseb seal Tallinna kunstikooli nime all tänaseni. Kristel. Mind seob selle koolimajaga mälestus seal veedetud ajast põhikooli õpilasena, mil õppisin Tallinna laste kunstikoolis. Samuti
90ndatel linastunud Vikmani poisteseriaal, mille andunud vaataja olin ning mis osaliselt on filmitud koolimaja ruumides. Edasi ootab meid 7. verstapost Nõmmel koos Kristiinaga. Ajalooline Nõmme jaamahoone on oluline raudteearhitektuuri näide ja ka linna ehitusajaloolise väärtusega. Nõmme raudteepeatus avati liikluseks 1872. aastal, kandes nime peatus 7. verstal, tänane Nõmme peatus. Nõmme niinimetatud uus jaamahoone valmis 30ndatel ja siis lammutati kõigepealt varikatuse keskmine jaamahoonesse suunduv lööv ning seejärel Hiiupoolne osa. Jäi vaid Tallinna poolne 4 paarile rööbastele toetuv osa. Nõmme jaama varikatuse alles jäänud osa lammutati lõplikult 80ndate lõpupoole. Nõmmekad sellega ei leppinud ja tulevane Eesti Vabariigi president Lennart Meri võttis sõna varikatuse taastamise kaitseks. Mõte saigi teoks 1999. aastal ja tänapäeval asuvad jaamahoones Nõmme muuseum ja restoran. Perroonid on uued ja jaamahoone mõlemal küljel on ka väikesed korrastatud pargikesed. Kristiina. Eluaegse nõmmekana olen seotud olnud raudteejaamadega Nõmme, Hiiu ja Kivimäe. Eredalt on meeles talvised hommikud või kõledad sügisilmad ema ja vennaga nendes raudteejaamades rongi oodates, kus jahedad vineerist pingid olid laiad ja sügavad, kuid sooja andis nurgas seisnud must plekkahi. Õnneks on viidatud jaamahoonetes täna elu sees. Eesti ei ole ainult Tallinn. Kirsika kutsub meid Raplasse. Rapla KEK-i haldushoone on üks omapärasemaid hooneid Eestis, mis valmis 1977. aastal arhitektiks Toomas Reinu ja sisearhitektiks Aulo Padar. Tollases projektis kasutati 3 põhivärvi, sinine, valge ja roheline. Rohelist värvi on kasutatud ainult interjööris. Hoone teeb omapäraseks ka tema 8-nurksus, mida on kasutatud nii sees kui ka väljas. Näiteks on 8-nurksed lisaks hoonele nii teise korruse foajee rohelised valgustid, tumbad ning isegi prügikastid ja ka maja taga asuv bassein, kus kunagi sai ujudagi. Hoone kõrgaeg oli 80ndad, kui tollane KEK ehk kolhoosi ehitajate kontor õitses ning hoone uhkes spordisaalis toimusid kõrgetasemelised võistlused ja koridoris olid aastaringselt Eesti 80ndate nüüdiskunsti näitused. Maja keskel asuva spordisaali teeb eriliseks head lisavalgust andev suur klaasist katuse osa. Täna kannab ärihoone nime Okta Centrum ning on jäänud peaaegu tühjaks. Vaikselt annab ka hoone kasutamatus konstruktsioonidele tunda ning laguneb tasapisi. Hoonel on täna siiski omanik ja päris ära lagunema ehitis veel ei hakka. Kohalikud näevad tulevikus hoonel ka eesmärki, olgu selleks siis vallamaja, muusikakool või hoopis midagi muud. Kirsika. Kuna minu vanaema elas Raplas, siis olen sellest hoonest palju kordi mööda jalutanud. Juba lapsest saati on hoone mulle tohutult huvi pakkunud ning sain väiksena ka paaril korral hoone sees käia. Ühel päeval tahaks minagi, et hoone leiaks endale kasutust ning avaks taas oma uksed. Liigume edasi Eestimaa südamesse. Kultuurita rahvas on määratud hääbumisele, aga meiega seda ei juhtu. Ingrid viib meid Paide muusika- ja teatrimajja. Paide kultuurimaja valmis 80ndatel. Algses mahus on valdavas osas säilitanud algse arhitektuurse välisilmne, plaanilahenduse ja interjöörid. Hoone ruumiplaneering on postmodernismile iseloomulikult keeruline oma mitmete vahekorrustega ning kohati läbi mitme korruse ulatuvate ruumide ja vaadetega. Hoone interjöör ja eksterjöör moodustavad ühtse terviku. Majas on esinduslikud ja väga terviklikuna säilinud interjöörid, mis on valminud spetsiaalselt selle maja jaoks. Näiteks autoriloomingu vitraažid, kunstnik Kaarel Kurismaa, kohviku peegellagi ja tugipostide dekoratsioonid, kunstnik Kalev Roomet. Kultuurikeskus oli ja on väikelinna jaoks oluline maja. Lisaks teatri- ja kinoetendustele tegutsevad majas erinevad huvikoolid, bändiprooviruumid ja palju muud. Suur osa minu vabast ajast saigi sisustatud seal. Algklassides käisin seal lauluringides ja võimlemistundides. Põhikooli ajal kultuurimaja kohvikute diskodel. Ka kooli kevadkontserdid ja moeetendused peeti kultuurimaja peasaalis.
Keskkooli ajast on meeles sombused sügisõhtud, kui sai läbi Uduse pargi õhtusesse kunstiringi minna, kus õpetaja Mare maalima ja joonistama innustas. Või siis ülikooli ajast, kui nädalavahetuseti sai lava all pidusid peetud. Pealinnasid meil Eestis jagub. Pruuni kulla pealinna Kohtla-Järvele läheme koos Heleniga. Kohtla-Järve veetorn on arhitektuurselt silmapaistva välimusega, modernistlik veetorn terve Eesti kontekstis. Terviklikult rajatud stalinistliku kaevurilinna Järve linnaosa oluline liige. Veetorn on ümara põhiplaaniga. Mahtudelt eristuvad selgelt täiskorruse kõrgune soklikorrus, kitsas ja kõrge silindrikujuline keskosa koos ringikujulise vaateplatvormiga ja ülemist veepaagi mahtud toestavate sammastega ning silindrikujuline veemahuti osa, mida kroonib omakorda üks väiksem ümarmaht. Veetornil annab iseloomuliku välimuse elegantne raudbetoonkonstruktsioon fassaadidel. Tellistest välisseinte pind on krohvitud ja värvitud. Keskmise mahu osas on krohvi sisse tõmmatud suuremaid blokke imiteerivad jooned. Veepaagi osas on siлекrohv. Helen. Vaade minu koduaknast ning kodulinna sümbol. Minu vanaisa oli kaevur. Rajatis, mis on restaureerimissoovi tekitanud juba lapsepõlvest saati. Alati on olnud kurb vaadata selle seisukorda. Rõngu peale mõeldes hakkab suu vett jooksma, sest sealt kandist tulevad suurepärased maiused. Talvijuured on sealkandis olnud juba 5 põlve. Pansjon Herman. Tsaariaegne ajastutruu külalistemaja on Tartumaa üks vanimaid, peaaegu originaalsena säilinud 19. ja 20. sajandi äri- ja elamuhooneid. Hoone on meie perekonna kasutada olnud 5 põlvkonda. Ehitusaasta on 1881. Originaalsena on säilinud sellest ajast pärit historistlike detailidega varikatus, välisfassaadi laudis, aknakarniisid ning aknad. Selles hoones asub siiani toimiv 6-lõõriline suur ahi. Talvi. Mõned aastad tagasi otsustasin oma turismialased teadmised ning pärandkultuuri nii selle hoone kui turismiteenuse osas ühendada ja alustasin restaureerimistöödega. Avasime 2019. aastal ajastutruu tsaariaegses stiilis külalistemaja, mis on ööpeale elamus, kuna siin on võimalik justkui ajas tagasi minna. Oleme leidnud tähelepanu ja kiitust. Meil on ehe turismimärgis, mis tunnustab ehedust ning ökoloogiliste materjalide kasutamist, samuti taaskasutust. Sadu on seal juba õite mitu korda käinud ja läheme meiegi Tohtriärra juurde Võrru. Doktor Friedrich Reinhold Kreutzwaldi elumaja Võrus, ehitatud 1790. kuni 1793. aastal, on tüüpiline väikelinna elamu ja üks vanimaid puumaju Võrus. Tegemist oli Eesti kirjaniku ja arsti elu- ja tööpaigaga. Kreutzwald elas majas 44 aastat. Kreutzwaldi looming mõjutas tugevalt rahvusliku liikumise aja vaimuelu. Tema rahvaluule aines töödeldud rahvuseepos Kalevipoeg sai Eesti rahvusliku kirjanduse nurgakiviks. Maja on ühekorruseline, kõrge, poolkelpkatusega pikk puumaja. Hoone otstel on ärklitoad. Pärast Kreutzwaldi oli maja üüril laulu- ja mänguseltsi Kannel käes ja pärast seda tegutses majas Võru Eesti käsitööliste abistamise selts. 1941. aastal maja riigistati ja kohandati Kreutzwaldi memoriaalmuuseumiks. Kreutzwaldi muuseum on ilus terviklik ja ajastutruu ansambel, kus on ka Kreutzwaldi enda mööbleid ja esemeid. Muuseum ei ole elutuks jäänud, vaid see on mõne kohaliku sündmuse ja peopidamise kohaks. Sadu. Ma ole humagu Soome juuridega inema. Ja omide vanavanempidega oli elon läbi käynyt. Hausalt on olema siin Vana-Võromaal esihindele ütelnud, et ma tuli siia vahtseid juuri maaüska kasvatama. Oma perelugu ma tahtsi veel uuri. Vaest löödagi ütel pääl luuna hommiku Eestis sugulaisi Kiomasi ja Peipsi takast rännänyt. Üks edimeisi kotusi, kun ma Võrol käve, oli Kreutzwaldi muuseum. Timalum kylän käynuga minost hulka kuulsam sumlane, mi rahvaluulekoguja Elias Lönnrot, ametivelle Friedrich ja Elias
sai üte 1244. aastal. Juured on meile väga tähtsad ja nii on Valgas kunagine tuuleveski andnud nii kodu Eelika perele kui tänavale nime. Valga linnas kesklinnast kiviviske kaugusel asub üks eriline hoone. See on nimelt vana tuuleveski, mille järgi on ka tänav nime saanud, Veski tänav. Oma esialgse funktsiooni kaotas hoone juba ammu ja väga palju infot ajaloo kohta teada ei ole. Arhiivist on leitud vaid üks pilt. Tänaseks on hoone ümber ehitatud elumajaks, kus esimese korruse ruumidest on näha veski vanad ümarad ja veidi kalde all olevad seinad, millele on ümber ehitatud teine kaart järgiv välissein. Hoovis paikneb ka sellesama veski vana veskikivi. Eelika. Selliselt muudetud hoone sai ostetud minu vanavanemate poolt kuldsetel 60-ndatel ning seal elatakse tänaseni. Tol ajal oli küll hoone väga halvas seisus, vajas palju tööd, ahjude ehitamist, kanalisatsiooni ja veevõrgu rajamist. Tänaseni elab selles majas minu vanaema. Kui 3 õde õhkasid Moskvasse, siis Kätlin ihkab suve pealinna Pärnusse. Hoones paiknes vitriin ja ümarakendega kohvik, seinrõdu, terrassid ja katusalune vabaõhukohvik, mis kokku mahutasid 1200 inimest. Peale saali paiknesid rannakohvikus veel lugemis- ja mänguruumid, teenijaskonnatoad ja majahoidja korter. Raudbetoonkonstruktsioonid olid nähtavale jäetud, samuti rõhutati ehitusmaterjalide ehedust, krohvimata tellis, rakkisjälgedega betoon, läbipaistva värvikihiga puit. Interjööris segunesid atraktiivselt funktsionalismi, rahvusliku stiili ja klassikakujunduselemendid. Kohvikuga liitus ühekorruseline riietuskabiinide ja rannapaviljonide osa. Hoonet ilmestas elegantne vaatetorn. Rannakohviku juures oli tegemist ka tundliku plaažimaastiku kujundamisega. Seinrõdu, keertrepp, sammaskäigud. 60. aastatel ehitati kohviku merepoolsed rõdud kinni. Maapoolsele küljele ehitati juurde laia karniisiga puidust suvesöökla. 70. ehitati uus rannahoone osa. 90. rekonstrueerimisel lammutati maapoolne juurdeehitis. Osaliselt taastati rõdud ja lisati idaküljele varasema arhitektuuriga arvestav banketisaal. Tänasel päeval asub hoones ööklubi Sunset. Suviti on avatud ka jäätise ja rannakaupade putkad. Kätlin. Pärnakad kutsuvad seda kohta seeneks. Olen seal sünnist saadik iga suvi vähemalt 1 korra käinud. Enne Tallinnasse kolimist tihedamini. Väiksena randa külastades leidis sealt alati Pärnu parimaid friikartuleid. Gümnaasiumi ajal oli koolil traditsiooniks selle eest meremiili jooksu alustada. Täiskasvanuna sai seal sõpradega palju hängitud. Ja nüüd edasi meretagusele saarele Elle mälestustesse Kuressaares. Suur sild on Saaremaal Kuressaares Põduste jõe ületamiseks. Umbes 1820. aastal asendati puusild kivisillaga, mis on nüüd tuntud Suursillana. Murtud dolomiidist rajatis on 105 meetrit pikk ja ligi 7 meetrit lai. Algselt tagasid vee läbivoolu silla 12 kaarava. Suur sild sai teises maailmasõjas kannatada, kui pommitabamus purustas silla kihelkonna poolse otsa. Peale sõja lõppu laoti silla taastamisel 5 kaarava umbseinana kinni ja võlvialused täideti pinnasega. Kõikide pärast sõda tehtud remontide käigus on sild kaotanud palju oma esialgsest arhitektuursest ilmest. Tänapäeval on see Eesti analoogsete mälestiste üks suuremaid, pikemaid ja vanemaid kivisildu. See kuulub arhitektuurimälestiste hulka ja on kaitse all. 90-ndatel hakati silda restaureerima, mille käigus leiti silla seest lennukipomme, kuid 21. sajandi alguses jäi ettevõtmine pooleli. 2020. aastatel on koostatud uus restaureerimisprojekt. Suur sild on ehitatud kohalikust lubjakivist Lubimördil. Peavoolu küljel on tüvikoonused jäämurdjad. Allvoolu küljele on hiljem laotud maakivist tugipiilarid. Tugipiilarid eemaldati 1990. aastal. Põduste jõgi on jäänud tunduvalt veevaesemaks. 2022. aasta septembris alustati uuesti silla renoveerimisega ja valmis peaks see saama novembris 2023. Elle.
See on minu lapsepõlvemälestus ja mina ise silla ees. Rattasõidul jäätis söömas. Ema töötas üle silla asuvas lihakombinaadis. Selle vastas üle tee elasid vanavanemad, kellel olid loomad. Ema käis loomade heina niitmas samuti silla juures heinamaal ja minul oli vaja käia abis heina kaarutamas. Ratastega aiamaale sõites leidsime alati hetke, et teha põnev peatus vanal sillal. Silt kohe tõmbab ligi. See annab hetkes olemise tunde. Talupoja tarkust on eestlastel ikka jagunud ja Helini juured on Vanapere talus. Vanapere talu Ilumäe külas. Talu on ehitatud 1843. aastal ja ehitusmaterjalina on kasutatud Ilumäe kabeli ehitusest järele jäänud kive. 1729. aastal ehitatud Ilumäe puitkabel oli nimelt 19. sajandi alguseks amortiseerunud ja koguduse kasvamise tõttu ka väikeseks jäänud. Uue kabeli rajajaks oli mõisnik Karl Magnus von der Pahlen, kes lasi vana kabeli kohale uue ehitada. Järele jäänud kividest valmiski Vanapere elumaja. Esimesed paar aastat oli maja randrüütlite, tsaariaegsed piirivalvurid Eesti randades elupaigaks ning seal tehti õppuseid. Hoone anti perele üle umbes 1845. aastal. Helin. Pildil on näha trepil istumas minu esivanemad ning ka veranda osa. Meie talu majapidamises on viimast päris mitmel korral liidetud ühe hoone küljest teise külge. Praegu on veranda hoopis sauna küljes ja pildilt on näha, et veranda aknad on nüüd paigutatud kõrvuti ning uks jääb paremasse külge. Hetkel on Vanapere vana elumaja osa Ilumäe külamuuseumist. Pildil on hoone äärde toestatud raudristid, mis on pärit Ilumäe surnuaiast. Hoone ise on kahjuks amortiseerunud. Minu unistus oleks see korda teha. Käe ulatab meil paadimees ehk Aloga Viljandisse. Tartu 28 hoone on neljakandilise põhiplaaniga, savitellistes seintega, ühekorruseline katusekorruse ja kõrge keldrikorrusega hoone, mille juured ulatuvad aastasse 1768. Võimalik, et hoone on ehitatud kahes etapis, esmalt idapoolne ja hiljem läänepoolne osa. Sellele viitab keldri osaliselt võlvitud lahendus ja põhjafassaadi akende erinev kuju. Tänavapoolsed kaks fassaadi on rikkalikult kaunistatud telliskarniiside, kaarekujuliste ehisnišide, tellistest kaarsillutisega. Kultuuriväärtuslikke detaile ja tarindeid on majas palju. Hoone keldrivõlvid, maakivi ja tellisseinad, fassaadikujundus ja kõik selle detailid, korstnapits, keldrikorruse terasest välisuks, aknad koos lengide, aknalaudade ja metallmanustega siseuksed, fassaadil graniidist aste, keldri sissepääsu esine paekivist trepiaste. Selles majas on olnud nii nahaparkimiskoda, saun, juuksuri töökoda, einelaud, arstikeskus ja ka korterid. Alo. Plaanin sinna oma kodu rajada, sest Viljandi on minu sünnilinn. Maja on vanas linnuse vallikraavis, mägede ja orgude vahel, vaatega järvele. Ehk õnnestub mul kunagi ka Viljandi sümbolpaari, paadimeest ja neiut ka oma silmaga näha. Õpetaja Heli. Vanad majad on põnevad. Nii vanad kui veidi vähem vanad, kivist ja puust majad, mõisad ja talutared, restaureeritud ja lagunevad varemed, kõik. Aeg ja mälestused muudavad nad väärtuslikuks. Väärtused võivad olla püsivad, aga võivad tekkida ka uued, mida pole võimalik taastada ega restaureerida. Sellisteks väärtusteks olid teie mälestused, emotsioonid ja tunded, sentimentaalsed väärtused. Tänan, et jagasite. Õpetaja Heli Allikas. Selline saigi meie rännak, meie endi nägu, tegu ja kindlasti ka tulevik.